siis esimese päeva õhtu ja siin Stockholmi lähedal selline teoreetiline päev on olnud. Oleme mitu tundi kuulanud esitlusi ja jutte ja õpetussõnu. Siis saime kätte oma varustuse ja sellega oli küll see tunne, et astusid nagu, ma ei tea, jõuluvana mänguasjad lattu või kuskil, et jõulud on tulnud ja sest neid Fjällräveni riideid oli nii palju ja kõigil jopedel olid igaühe nimed peal ja no üli lahe. Ja siis sain nende asjadega tutvutud. Läksime oma tubadesse ja hakkasime proovima neid selga, et vaadata üle, kas kõik asjad sobivad. Minul oli kõige rohkem raskusi saabasti suurusega, sest et saapad olid mul 46 number, kuigi mu enda number on 42,5, aga nagunii ma nüüd jätsin endal 44 suurus, sest sinna siis peab minema 2 paari sokke ja lisaks on saabastel siis veel omakorda sisemised need siseosad. Aga nüüd siis pärast seda oli meil õhtusöök ja pärast õhtusööki oli veel selline informatiivne osa, kus otseselt näidati, mis riideosa kuhu juurde käib. Näitan ka, et siin on see suur kott, siin on statiiv ja siin on saapad, sest et ma ei saa oma fotokotti kaasa võtta, seetõttu ma panin kogu fotovarustuse siia kotti sisse, eraldi veekindlasse kotti. Aga mis ma tahtsin rääkida on see, et põhiinfo, mis meil tegelikult tänase päeva jooksul jagatud on see, et kõik need riided, mis me saime, toimivad selliste kihtide või layerite nagu meetodil, mis tähendab seda, et me peame ise hakkama igapäevaselt jälgima, mida me selga paneme. Me ei topi kõiki riideid selga, võib-olla mõni päev me paneme ühe jacketi, teine päev teise jacketi, sõltuvad ilmast, sõltuvad sellest, mida me teeme ja võib-olla päeva jooksul me ka vahetame neid, et kui a la sõidame kelguga, siis on meil üks paksem jacket, sest et me ei tooda nii palju energiat ja me peame rohkem soojas olema, aga kui me teeme tööd, paneme laagriplatsi üles ja siis me peame tegema vähem soojemalt riides olema. Seega meid on selles osas palju õpetatud, sest nüüd ka, kui meile näidati neid riideid veel teises õhtuses loengu osas, siis oligi jutt sellest, et kuidas mida võiks kasutada, aga lõpuks me peame ise hakkama vaatama ja enesetundest lähtuvalt otsustama, kas me võtame millegi sellist ära või paneme millegi juurde. Sest et kõige olulisem on see, et ei higistaks, et ei hakkaks liiga palav, sest kui sa higistad ja sul hakkab palav, siis hakkab pärast külm ja riided saab märjaks, oluline on hoida riided kuivana või siis teisipidi hakkab kohe külm, nii et see on nagu terve see aeg on tegelikult selline rutiini leidmine ja meile anti selline soovitus, et nagu justkui pidada endaga dialoogi, et sa kogu aeg küsid endalt neid kõige olulisemaid küsimusi. Neid oli mitmeid erinevaid, mida peaks jälgima, ja siis annad endale nagu vastuseid ja mõtled läbi kogu aeg, et kas või sõidu ajal on palju aega, et sa mõtled, et okei, kas mul see on olemas, kas see on korras, kas ma peaks midagi muutma, miks ma tunnen ennast niimoodi või teisiti, et siis nagu arutada endaga neid läbi, neid olukordi ja vastavalt sellele ka käitud. Vot, et homme siis sõidame, homme tegelikult ärkame juba 5:30 varakult ja sööme ja sõidame Oslost kohe Tromsøle ja seal on siis homme terve päev nagu kogu see teooria, mida me täna kuulasime, praktikasse rakendatult. Et lisaks ma tahan seda öelda, et ma olen tiimis ühe Rootsi mehega, kelle nimi on Babek, aga tegelikult tal on üldse Ungari verd ja ülilahe mees, nii et ma arvan, et see saab väga vinge trip olema ja siis temaga peame homme seal team up'ima ja tegema mingit teamwork ja asju, sest temaga koos me nagu ööbime ühes telgis ja vist
juhtus nii, et oleme lausa mina, Paabek ja siis 2 inimest veel oleme esimeses grupis. Vähemalt meie nimed olid kõige esimese grupi juures, et see on nagu niimoodi, et on 4 inimest ühes grupis ja siis on meil veel see Boucher, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, kes on nagu juht, meie grupi juht või nagu, et oleme jaotatud sellistesse 5 gruppidesse, vot. Aga mul nüüd asjad jah koos siin ja pakkisin mitu korda lahti ja pakin kokku ja pakkisin lahti, et seni kui rahul jäin sellega, kuidas asjad on, sest et ikkagi neid asju on nii palju, et need peavad organiseeritud olema, lisaks kogu fotovarustus. Aga okei, ma ei tea nüüd, kuidas edaspidi saab postitusi üldse teha, võib-olla ei saagi, nii et praegu ma teen neid videoid ära ja äkki on võimalik aeg-ajalt postitada, aga kui see võimalus pole, siis näete reisi lõpus, nii et ma olen üliootusärevil. Hi and welcome to Fjällräven Polar. This is day 1 and I'm standing in Sigtuna just outside Stockholm. And here behind me all the participants will now arrive and they will meet for the first time, and this is also where they will get their first introduction. Before we go inside to meet the participants, let's hear how it all started. I never feel this hunger when I'm home, because then you just go and eat whenever you feel a little hungry. When I was on the sled and I was looking around me, actually it reminded me of Star Wars, the second Star Wars movie. Yesterday we knew nothing, and so today we know 100% more than nothing. It's like a different planet here. It's amazing. Fjällräven Polar startade under en resa som jag och Fjällrävens grundare Åke Nordin gjorde till USA, Anchorage, Alaska, där vi besökte starten på Iditarod 1995. Efter vår resa till Alaska och starten på Iditarod så blev Åke Nordin alldeles entusiastisk över att kunna göra någonting med slädhundar och en resa som var utöver det vanliga. Och då började vi med Fjällräven Polar 1997. När vi började med Fjällräven Polar så var inte utrustningen exakt lämpad för allting som vi gjorde, men Fjällräven tillsammans med flera av oss andra har ju utvecklat utrustningen någonting enormt, och den Fjällräven Polar-kollektionen som har vuxit fram har ju verkligen betytt en skillnad att kunna genomföra det här eventet och kunna göra så att vanliga människor från en urban miljö kan ta sig ut i fjällen och göra en sån här upplevelse helt tryggt och säkert. Andreas, what is happening in the room behind you? Right now, Johan Skulman, our outdoor expert, is teaching the participants how to handle the cold and behave in cold temperatures. Where are we heading? Do you think they will need it? They will need it, definitely. I'm Lucinda Quicker. I'm from America. So why are you here? Because I got so lucky and I was chosen because I don't know why. I mean, I've never had an adventure quite like this before. I mean, I barely have even been out of the United States. Well, I'm a big fan of nature, and then this is obviously the best opportunity to be in the wilderness and then enjoy the nature, and then Northern Lights. I really want to see it. I've
was trained as a dancer. I went to school as a dance major, so hopefully I'll work out some choreography standing on the sled all day. So now I'm in the storage room having a sneak peek at all the equipments the participants will get. And as you can see around, it's a lot of equipment. And everyone will get their own kit. This is for Milla from Finland, for example. And this is her polar parka. Nice and warm, I can imagine. And this is also her backpack full of useful equipment. And if you want to know what's in the backpack, have a look at this. So this is really the owner of the Minna Parka. How does it feel? I love it. It's pretty comfortable and cozy. Good fit? I think it looks perfect. Yes! So let's go and have a look how the participants are doing with their new equipment. A lot more than I thought there would be. Oh my gosh. Oh my gosh. The ninja suit! Oh yes! Whoa! Socks and more socks? I can show you ninja moves. I don't need a sleeping bag. It's okay to not see, right? Just my smile. So this first day is soon coming to an end, and I think it's been a really busy day for all the participants. This night will probably be a really quiet night at a hotel, and people are really excited about going to Norway tomorrow. So let's see you there.